kui ma vaatan tagasi oma mineviku peale, siis paljud asjad oleks võinud jääda olemata või oleks võinud minna teistmoodi. Aga teistpidi ma näen, et see on tohutu Jumala arm, Jumala nagu hoolimine, et ma täna olen siin ja täna mu elu on korras. Et ma olen abielus, mul on 2 last, poeg on 7-aastane, tütar sai täna 4-6-eks ja see on lihtsalt Jumala arm, mismoodi Jumal on kandnud kõigest läbi. Ja kui ma nüüd vaatan tagasi oma lapsepõlve, siis ma olen elanud, kasvanud Tallinnas oma õega, ema ja isaga ja sellel ajal siis 90ndate esimeses pooles nagu alkoholism ikkagi lokkas igal pool ja samamoodi oli ka minu isaga kahjuks. Et ainuke nagu mälestus, kus ma oma isa nagu elusest peast mäletan, on see, kui ta tahtis minu ema visata 6. korruse aknast välja ja kui ma läksin talle vahele sinna, ta võttis mul kratist kinni ja viskas mind köögilaua alla. Ja see on nagu ainuke füüsiline mälestus või silmadega, mis ma mäletan oma peas, oma isast. Aga ema ei pidanud ka kaua selle terroriga vastu ja leidis sellele asjale teise lahenduse ja saatis isa minema meie juurest ja tänu sellele ka puudus mul juba noorest peale siuke isalik eeskuju, isalik juhtimine võib-olla. Polnud kedagi siukest meesperet, kes nii-öelda hoolitseks, kannaks, viiks läbi, õpetaks. Kuna Ragnaril puudus isa hool ja kasvatus, siis viis see selleni, et juba kooli esimestest klassidest alates tekkisid probleemid. Koolist puuduti lausa 2 kuud järjest ja nii ka kodust. Poiss veetis suurem osa ajast sihitult tänavatel hulkudes. Tihti samamoodi varastasin ka emale tagant raha, kuna meie elatustase ei olnud siis väga hea ja muidugi ma täna vaatan tagasi, ema tegi kõige parema, mis ta oskas, et meile anda seda, mida kõike me nagu vajasime eluks sellel hetkel. Aga sellel hetkel ma ei mõistnud seda ja ma mõtlesin, et okei, et kui ma ei saa seda, mida ma tahan sellel hetkel, siis ma võtan ema käest raha ja lihtsalt lähen ostan seda endale. Aga sellel hetkel ma ei saanud ka aru sellest, et ma tegelikult varastasin ju enda söögiraha. Ja ka vanemaks saades, vanemad klassid juba, võib-olla seal 3.-4. klass, juba tuli suitsetamine minu ellu ja ka sellel ajal, et saata siis last erikooli, oli vaja vanema nõusolekut. Ja mind saadeti koolist alaealiste komisjoni, kuna mu käitumine oli väga halb ja puudumisi oli palju ja kool mõtles, et see on siis nagu lahendus sellele, et muuta mind. Ja mu ema esimest korda ei olnud nõus sellega, sest ma palusin ema, ma lubasin, et ma ei tee enam, ma olen nüüd kõik tubli ja korralik ja käin koolis edasi ja hinded lähevad korda. Ja oligi siuke esimene ehmatus, läks mööda ja kõik läks vana raja sisse tagasi. Mitte midagi ei muutunud, pigem läks hullemaks asi. Ja siis ema ei teadnud, mida teha. Ja lõpuks ema võttis südame rindu, tegi ise avalduse alaealiste komisjoni sellel ajal siis, et saata mind Puiatu erikooli. Puiatu erikoolist ärajooksmised ja kooli reeglite eiramine said sagedasteks. Mäss varateismelise elus tõstis pead. Ja peale viimast ärajooksmist siis meil olid juba erinevad kriminaalasjad, mida me olime teinud siin, varastasime autodest, korteritest, ise alles noored poisid. Ja meid oli nii-öelda selja taga juba tagaotsitavateks määratud ja kui meid kinni püüti, siis meid viidi arestima ja alguses ma ei saanud aru, mis toimub, miks ma seal olen, sest ma ei teadnud, et ma olen tagaotsitav. Ja siis viiski esimene kord minu tee Maardu noorte vanglasse. Ma mäletan seda hetke, kui ma selle konvoi autoga sealt sisse sõitsin ja tagant aknast välja vaatasin, et okei, et nüüd on nagu aed pandi selle taga kinni, on siuksed kontrollpunktid aied otsas, kus on nagu valvurid relvadega, hästi palju okastraate, rauda, telliskivid, trellid, kõik see. Ja see nagu tekitas päris hullu kõhedust. See ajas ikkagi hirmu nahka kogu selles asjas. Ja kui ma jõudsin oma esimesse kambrisse, siis
Seal vaatas juba vastu mulle esimene tuttav, nii-öelda ka üks siuke eeskuju, kelle peale ma võib-olla vaatasin noorena, siis meie sealt majade vahelt, kus ma kasvasin. Ja tema oli see, kes meid nii-öelda siis juba avasüli vastu võttis. Et õpetas, mismoodi seal tuleb elada, mismoodi tuleb elada nii, et ellu jääda seal. Sest et tollel ajal olid ikkagi väga keerulised suhted eestlaste ja venelaste vahel. Ja et kõige parem kaitse on alati rünnak ja seal ma muutusin väga agressiivseks. Kuna toonane vanglasüsteem oli kohati väga puudulik, mis isegi soodustas vägivalla kasvu, siis Ragnar sattus üsna tihti kaklustesse, millel olid vahel ka rasked tagajärjed, millel omakorda järgnesid karistused tehtud tegude eest. Kuid karistused ei täitnud oma eesmärki. Muidugi vangla eesmärk on võib-olla karistada inimest selle eest, mis ta on teinud valesti, muuta paremuse poole, aga sellel hetkel see minuga kindlasti ei töötanud. Ja ma hakkasin pigem neid nii-öelda kriminaalse elu põhimõtteid ja hoiakuid ikkagi enda sisse nagu koguma, nagu svamm, kui sa sinna vett tilgutad, siis ta võib ikka päris palju seda võib päris palju sinna tilgutada. Ja sama oli ka minuga, nii et ma võtsin need hoiakud väga kiirelt sealt vastu. Tal õnnestus vabaneda tingimisi enne tähtaegselt, kuid endale seatud ootusi ei suutnud ta täita, kuna kriminaalne minevik ja vanad sõbrad said ta uuesti kätte. Teades, et kohus uute sooritatud kuritegude eest on tulemas, otsustas mees endalt elu võtta. Võtsin terve purgi antidepressante, sõin need korraga ära. Ja järgmine pilt on see, et ma ärkan üles haiglas, intensiivravipalatis. Esimene kord, kui ma seda tegin, ma olin 5 päeva koomas. Mu õde oli selle aja seal minu kõrval, käis pidevalt. Ja kui ma sealt koomast välja tulin, haiglast välja sain, siis saadeti mind nii-öelda kuuks ajaks psühhoneuroloogia haiglasse. Ja kui ma sealt 6 aega hiljem koju sain, siis ma kordasin seda sama. Nii et 2 kuu jooksul ma tegin siis 2 korda suitsiidikatset. Ja täna ma saan aru, millest valu ma tegin nendele, kes on mu kõrval. Kasvõisale, kes mind leidis tookord sealt kodust. Aga ühtepidi on jälle see, et Jumal on hoidnud. Jumal hoidis nagu kätt peal. Jumal hoidis oma armuga üleval, et see elu jäi sisse. Ja tänu Jumalale selle eest. Ja ikkagi vaatamata sellele kõigele, see kohtupäev lähenes, ma pidin minema tagasi vanglasse. Noorele mehele määratud karistust hakkas ta kandma Viljandi noortevanglas. Üsna lühikese aja jooksul sai mehele selgeks, et vanglas ellu jääda tuleb ennast kehtestada ja kahjuks toimis see nii, et vägivallale tuli vastata vägivallaga ja sellises vaenulikus ning hirmutavas keskkonnas pidi ta viibima kuni täisealiseks saamiseni. Pärast vanglast vabanemist lahkus ta ka kodust. Ma olin võib-olla juba 18 saamas ja ma saingi 18. Oli suur pidu ja peale seda ma võtsin kodust oma asjad. Panin kilekotti, läksin kodust niimoodi ära, et me ei öelnud mitte kellegile mitte midagi. Nii et peale seda ma ei näinud oma ema 10 aastat, õde umbes 7 aastat ja ma olen oma emaga pärast seda rääkinud, et tihti ta oli õhtul kodus, mõtles, et kas täna on see päev, kus tullakse ütlema, et teie poeg on surnud kuskil üledoosis ja päris keeruline ühele emale, mida läbi elada. Aga peale kodust lahkumist algas mehe elus uus periood, millesse olid segatud vanglas loodud kontaktid narkokurjategijatega, millel omakorda järgnes uimastite tarbimine, mis viis edaspidi ka nende vahendamiseni, et toita enda sõltuvust. Selline elu ei saanud pikalt jätkuda, mille tagajärgedest ta oli ise ka teadlik, kuid ei suutnud peatada seda, millega ta oli ennast sidunud. Ja lihtsalt üks päev jõudiski kätte see, kus see kääraued mul pandi jälle kätte peale. Ja ma mäletan seda päeva, ma olin poes, kus vahest sealt leti vahelt tuleb ühelt poolt
erariietes politseinik, teiselt poolt tuleb, neil mõlemal on nagu püstolid käes ja mind väänati seal ära ja pandi uuesti käed raudu. Mind pandi politseiautosse istuma, ma vaatasin niisuguse tühja pilguga sealt aknast välja ja ma mõtlesin, et täiesti lõpp, et hakkab jälle pihta. Ragnarile määrati 4 aastat vabaduse kaotust, mis tõi mehele selguse, et tema senine eluviis ei saa jätkuda, kuna see, mida ta oli elanud, hävitas nii tema enda kui ka talle lähedaste inimeste elu. Ta oli kaotanud sõprade ja sugulaste usalduse ja kõik, mis ta oli saavutanud. Ma olen üles kasvanud Mustamäel ja ma üks õhtu lihtsalt jalutasin Mustamäel Kullo huvikeskuse juures ja mõtlesin, et aitab, et ma teen nüüd endale lõpu peale, teen suure üledoosi ja nagu ongi see asi nagu nii-öelda korras, et see asi on nagu lõpetatud. Ja see hetk tuli meelde mu tädi sõnad. Järjekordse enesetapu mõtte ajal meenusid Ragnarile tädi sõnad, kes oli rääkinud talle Lootuse külast. Esialgne kogemus selles paigas oli meele ehmatav, kuna sealne hoolivus ja armastav õhkkond olid talle võõrad ja tekkisid vastakad mõtted. Programmis olles paranesid suhted lähedastega ja need, kes varem teda tõrjusid, võtsid teda nüüd vastu. Ma lõpetasin programmi, jäin treeningusse, treeningprogrammi, sellel ajal oli selle asja nimi nii. Ja kui ma lõpetasin treeninguprogrammi, siis ma läksin piiblikoori ja piiblikooris ma õppisin Lätis, mis oli teistpidi jälle selline keeruline aeg, kuna sa oled ikkagi kodust nii kaugel, võõras keel, muidugi nad on meil naabrid, aga ikkagi teistsugune kultuur natukene. Seal ma kohtasin oma abikaasaga nii-öelda siis interneti teel. Tema oli siis Eestis Paldiskis Eesti Kristliku Nelipühi kiriku tõlk ja me hakkasime suhtlema, muidugi igast see suhtlusviis ka selleni, et me abielusime, täna meil on 2 last, aga kõige huvitavam on võib-olla asja juures see, et 4 kuni 6 kuud tagasi ma mõtlesin, et ma tahaks teha midagi sellist, et ma teen nagu 100% tööd Jumalale. Kui võtta nüüd ta kokku, on see, et tihti noortel puudub eeskuju. Puudub võib-olla see inimene, kes võtab selle noore jaoks selle aja, et kuulata teda, olla temaga koos, rääkida tema ellu. Ühtepidi see võtab nii vähe, aga teistpidi, kui see tegemata, siis see lammutab väga palju. Sest et täna ma suhtlen ka noortega, noorte poistega, me teeme mingeid asju koos teinekord. Ühes sotsiaalkeskuse noored, siuksed kutid juba teismelised ja ikka on see sõnum, mis sealt tuleb, et kodu on katkine, kodus ei ole tähelepanu ostetakse ära võib-olla mingite asjadega, aga see ei ole lahendus, et ikkagi on see lahendus on see, et veeta aeg selle noorega. Vahet ei ole, on ta su laps, on ta keegi tuttav, on ta kellegi tuttav, aga iga noor vajab sukest tähelepanu. Ta vajab kedagi enda kõrvale, kes mõistaks teda, kes oleks tal olemas, vaatamata asjaolude, vaatamata sellele, mis see noor on teinud. Et ta ei kogeks seda hukkamõistu võib-olla. Nii et see on see lugu, mis on minuga kaasas, mida ma kannan, mida ma jagan. Ja teistpoodi ma näen ka, et see negatiivne, millest ma olen läbi läinud, see negatiivne, milles ma olen ellu jäänud tänu Jumala armule, on see, mida ma saan täna kasutada. Täna kasutada, rääkides noorte ellu, rääkides võib-olla erinevate inimeste ellu seda, et kui hea on Jumal, mismoodi ta toob välja erinevatest probleemidest. Ja teistpidi nüüd, kui ma vaatan ühe etapi võrra tagasi oma ellu, siis ma olin Valgas Nelipühi kiriku pastori kohusetäitja, et Jumal on andnud nagu siukse kiire ülikooli mulle võib-olla. Siukse kogemuse, erilised inimesed mu kõrvale, erilise meeskonna mu kõrvale, et lahendada erinevaid küsimusi. Et kui ma täna vaatan tagasi ja mõtlen selle peale, et kus olen ma tulnud, siis sellel ei ole absoluutselt seost sellega, kus ma täna olen.
vaid see näitab seda, et Jumal teeb imesid. Jumal tõstab üles, Jumal kannab läbi kõigest ja Jumal viib meid sinna, kuhu me ei oska ette kujutadagi.